Hei! Täna tulime siis Kuruneegalasse. Täpsemalt siis tegelikult tulime kogu perega väiksele väljasõidule Suneti jõe abikaasa kodulinna. Et käisime tema kodus, sõime kõhud just täis ja nüüd ta tõi meid väiksele siis tuurile siin linnas kõige populaarsemasse kohta Elephant Rocki ehk siis Elevanti kivile. Kivi on tohutult suur ja me sõitsime tegelikult autoga siis selle kivi otsa, aga jah, see kivi on hästi suur ja see õhkab linnale siis palju soojust, mistõttu on see linn natukene siis kõrgema temperatuuriga. Aga ma kohe näitan teile, milline see välja näeb ja siin kivi otsas on muidugi Buda. Aga vaade on siit ka mega ilus, siuke tunne tuleb nagu oleks Itaalias. Kohe näitan. Juhuslikult oli siin ka siis Suneti jõe kooli poiste räpitiim äkki oli või ma äkki eksin, võib-olla oli mingi teine, ma küsin üle, aga nad tegime pilte, nad tahtsid pilti koos teha. Ja siis, kui me siia üles sõitsime, tegelikult hästi kitsas tee on ja meil tuli buss vastu ja siis me pidime hästi ääre peale võtma ja siis mul oli siuke tunne, et me kukume kohe sealt kalju pealt alla, et siin on jah niimoodi, et siin on hästi kitsad teed ja kunagi ei tea sul, et kas sul tuleb buss vastu, auto vastu, et põhimõtteliselt tee laius on ühe auto laius, aga vahepeal tuleb näiteks buss vastu ja siis ma ei tea, kuidas see võimalik on, alati me saame üksteisest mööda, aga see on nagu nii suur närvipinge, ma olin peaaegu närvivapustuse ääre peal, et jah. Tulime täna Jaapahua kindlusesse, et siin oli kunagi elanud siis kuningas ja kuna seal on ka mingi tempel, siis jälle ma ei saanud oma minikleidiga sisse, pidin panema siis pika pluusi ja selle templi rätiku. Et jah, aga tulime siia siis kogu perega väiksele väljasõidule, me jäime eile ööseks sinna, kuna me otsustasime, et täna tuleme siis seda kindlust külastama ja siis pärast seda lähme veel Elevanti parki külastama. Et siis täna on niisugune päevaplaan ja siis õhtul lähme koju tagasi. Aga seda kohta ma varem ei ole külastanud ja kohe näitan teile siis milline see välja näeb, et ma ise olen ka põnevil. Ma nägin mingeid pilte, mis oli Instagramis tehtud selle koha peal, need olid väga ilusad, nii et ootan põnevusega. Aga kohe näitan teile. Nüüd peame siis üles ronima nendest astmetest, et väike sport. Romet on kõhukotis valmis minema. Romet, no nüüd ei ole aeg olla unine. Nüüd tuleb hakata sporti tegema. Oled valmis? Rometil on ka vihmavari, et päike on siin päris tugev. Aga ega midagi, hakkame minema.
üks asi, millest ma siia sõites mõtlesin, on see, et kuna on näha, et väga palju vaatab mu videosi Sri Lanka inimesed, kommentaaridest on seda näha ja ka statistikast. Ja varsti me hakkame tagasi Eesti minema, ehk siis sinna riiki, kus me elame. Siis ma tahtsingi küsida, et mida teile meeldiks Eestis näha, milliseid videosi. Et võite mulle kommentaarides kirjutada, et mis teid Eesti kohta huvitaks. Et nüüd plaanimegi juuniks minna siis Eesti tagasi ja uuesti Sri Lankale tuleme oktoober-november ja siis oleme siin umbes 3 kuud, 3-4 kuud. Et ma ei tea täpselt, kas me tuleme oktoober-november ja oleme kuni detsembrini ja siis lähme Eesti tagasi ja tuleme jaanuaris uuesti või siis me oleme pikema perioodi. Aga jah, et kirjutage, mis teile meeldiks Eestis näha, et ma hea meelega jätkaks nende videode tegemisega. Nii et kirjutage! Lõpuks ülesse, et Sunett ja Romet jäid natukene allapoole, sellepärast et meile tundus, et Rometiga on natukene liiga ohtlik siia tulla, et siin lõpus ei olnud enam astmeid, vaid oli siuke ühtlane kivine tee siis ülesse. Et jah, ta jäi sinna alla ootama, hakkas vaikselt juba tagasi liikuma ja mina tulin siia üles seda vaadet nautima ja nüüd ma hakkan ka tagasi alla minema, sellepärast et Sunett ja Romet juba liiguvad allapoole ja siis kuna väljas on nii palav ka, siis Rometil on riided täiesti selja tagant täiesti läbimärjad, et lähme ruttu autosse tagasi ja vahetame tal riided ära ja siis ta tunneb ennast jälle hästi. Aga jah, selline see koht on ja nüüd lähme edasi siis Elevandi parki. Alla tulles kohtasin väga armsaid lapsi, soovisid pilti muga teha, et tegime pilti koos. Et see on üsna tavaline, kui ma kuskil ringi kõnnin. No ma arvan, et see on enamus turistidel võib-olla, et kui ma kuskil ringi kõnnin, et siis lapsed tahavad pilti teha. Aga nüüd kiirustame juba auto poole, sellepärast et autos on joogipudelid ja muidugi ma sinna üles joogipudelid kaasa ei võtnud, siis ma mõtlesin, et meil on Romet ja mul on käekott ja vihmavari, päiksevarju ees kaitsmiseks, et kus ma selle joogipudeli veel panen, aga no, oleks pidanud võtma. Aga nüüd kiirustamegi siis auto poole ja sõidame edasi Elevandi pargi poole. Lõpuks me jõudsime siis Elevandi parki kohale. Kell on üpris palju, kell on tegelikult juba 5 ja see pannakse kell 6 kinni, aga meil on tunnike siin aega jalutada, et ma olen väga pikalt oodanud, et seda kohta külastada siin. Eelmine aasta, kui me käisime Sri Lankal, siis ma tahtsin ka külastada, aga siis millegipärast me siia ei jõudnud ja täna oli ka juba napikas, et kas tulla või mitte tulla, aga lisasime tempot juurde ja jõudsime kohale, nii et ma olen väga excited. Ja juba näen seal kaugel elevante, nii et lähme vaatame järgi.
talvisel ajal on nad siis sellel ilusal maalapil siin. Ja nagu ma aru sain, siis 2 paiku õhtul viiakse nad pesema ja siis pannakse nad sinna ja siis hommikul kella 8 paiku nad tuuakse jälle siia platsile tagasi vabasse loodusesse. See oli üks äge kogemus, et ma algul, kui ma sinna elevandi kõrval läksin, siis ma täiega kartsin. Aga siis ma mõtlesin, et rahune maha, kõik on korras. Et jah, nii tore, et Sri Lanka inimesed on hästi sõbralikud, nägid, et ma seal filmin ja siis kohe tulid minu juurde, küsisid, et kas ma tahaksin minna ka elevantidele lähemale ja see elevant, kellega siis ma seal pilti tegin ja video, et see oli siis tegelikult Tiine. Et jah, äge. Ja hakkame koju sõitma, et koju on meil umbes 2,5 tundi sõitu ja see nädalavahetus ongi siis Suneti perega veedetud. Et jah, sellega siis lõpetangi selle video ja näeme juba järgmine video. Tšau, tšau!